Aiasaadet kutsub vaatama aiaväetiste tootja Biopon. Tere! Kuigi ilm hüppab temperatuuriga üles ja alla, on siiski ennustuste järgi palav suvi tulemas. Ja seetõttu räägime järgmistes saadetes rohkem niiskuse säilitamisest ja kastmistrikkidest. Bakkerist on hea tellida drip-fit-süsteem, mida on hea sellekevadistele istutustele lisada. Teiseks kurdetakse, et sel aastal on erakordselt palju kahjureid ja isegi need, kes muidu mürke ei tunnista, on sunnitud kompromisse tegema. Seetõttu soovitame teha vähemalt nii, et tõrjevahendid on piisavalt keskkonnateadlikult valitud, nagu Bakkeris. Ja palun ärge doseerige üle, pigem lahjem lahus ja mitu korda. Ka Bakkeri pakendid on keskkonda austavad, taastoodetud materjalidest ja nii palju biolagunevat materjali kui vähegi võimalik. Ja põnevamate püsikute maailma. Augustis on traditsiooniks saanud, et põnevamate taimede müüjad kogunevad Nurga puukooli aianduspäevadele. Nii ka sel aastal 15.–17. augustini. Viskame pilgu eelmise aasta huvitavamatele taimedele. Lisaks juba rohkematele inimestele tuntud diarellidele ja helmikpööristele on siis nüüd aretatud diarelli ja helmikpöörise ristamisel saadud Eucherella, nii-öelda pisipööris eesti keeles ja tema sordid. Ja nemad siis kasvavad nii päiksepaisteisel kui varjulisel kohal ja see kollase lehega vastupidiselt enamikele kollaste lehtedega taimedele, kes tahavad kasvada just päikese käes, siis tema eelistab just varjulist kasvukohta ja päikese käest hakkab kiratsema ja õied sellised tagasihoidlikud, aga eelkõige on ta siis leht dekoratiivne oma suurte värviliste lehtedega. Ja loomulikult varjulisele kohale teine tänuväärne taim, diarell, ja varjulisele kohale meil on hulganisti taimi. Siin on ka epimeediumid, 2 erinevat sorti, siin on Sasaki, mis on siniste õitega, selline hästi ilus puhmas, ja Orange Königin, mis on oranžide õitega ja lepib sellise varjuaia olustikuga. Ja teine muidugi, mis on meil võib-olla uudistaim, karvane kõreliilja, kes on selliste nahkjate lehtedega ja need õied meenutavad pigem orhidee õisiniste imeilusate õitega. Ja tema on üks väheseid taimi, kes praktiliselt kasvab täisvarjus. Alati on populaarsed ka kõrrelised. Meie pakume ainurooga, kirjulehega ja väga ilus nii peenraäärte taimena kui siis kivitaimlasse teiste taimede hooniks. Selle taime puhul on see hea asi, et ta ei metsistu, vaid ta püsib kindlalt kohal ja ei lähe teiste taimede sekka. Siis pakume ka kukeharju ja täna meil on kaasas siin suur kukehari. Ta on suhteliselt madala kasvuline, 20-30 sentimeetrit ainult, aga õied on hästi punased. Ja loomulikult pakume flokse ja siin on meil laigulist, leeklille. Tema eelis on see, et ta hakkab varem õitsema ja ta ei ole niimoodi vastuvõtlik jahukastetele kui paljud teised leeklilled. Ja on hästi tugevad ja siin võiks mainida ära selle Red Reading Hood, mis on nüüd punane ja ta on küllaltki madal, ainult 50 sentimeetrit. Enamasti on hästi oluline ka floksi puhul see, et floks hästi lõhnaks. Nagu paljud ütlevad, et oleks selline vanaemade hea floksilõhn. Enamikes aedades on hetkel aiaperioodi õitevaeseim aeg. Roosid ju veel ei õitse, aga Horteses on suur valik roose juba pakkuda.
Täna kutsusime Hortesesse nõu andma aednik Arnold Hannusti, kellelt palusime abi, kuidas roosipeenras nii tavalisi mullapinnale tekkinud augukesi täita ja kellega ikka roosipeenrasse tuge ja uut elu tuua. Arnold, on levinud arvamus, et klassikaliseim partner roosile on lavendel. Kuidas meil Eestis sellega tegelikult on? Seda peetaksegi klassikaliseks sellepärast, et lavendli õie kuju ja värv sobib roosidega, paljude roosivärvidega, üldse roosikujuga väga hästi kokku. Kahjuks lavendel ei saa Eestimaal päris roosipartneriks hakata, kuna lavendel ei kasva meil hästi. Kuidas siis hetkel kõige kiiremini saab? Üks väga hea moodus on roosipeenra tühimikke täita näiteks sobilike suvelilledega. Suvelillede hulgas tõenäoliselt on valida üsna palju roosidega sobituvaid liike. Üks on näiteks müürkipslill ja nad võivad olla ka ükskõik missugused muud teised liigid. Peaasi, et õied ei oleks liiga lopsakad ja ei hakkaks konkureerima roosiõitega. Roosidele on vaja tausta ja rahustust, et nende ilu paremini välja tuleks ühest küljest, teisest küljest, et see roosi võimas ilu ka natuke maha rahuneks. Ja seda me saavutame niisuguste tagasihoidlike lilledega. Suvelilledena võib võtta ka mõningaid kõrrelisi. Tegelikult võib suvekõrrelistena kasutada roosipeenras ka mitmeid püsikkõrrelisi. Aga kui ma ikka sooviksin nii, et ei peaks järgmisel kevadel roosile uuesti partnereid sättima? Kui tahta püsikkõrsi, siis nende hulgas on päris suur valik. Kõrreliste olemus tegelikult sobib suurepäraselt roosidega kokku. Kõrrelised on äärmiselt dekoratiivsed, aga samal ajal tagasihoidlikud. Ja istutamegi rühm roosi, vahepeal on rühm uhkeid kõrrelisi ja siis tuleb jälle roosirühm ja kõrreliste rühm. Ja kindlasti, kui olete leidnud hea roosipartneri, siis jäägegi tema juurde. Pange ainult ühte ja hästi palju. Kui teie rosaarium on suurem, no tõenäoliselt 3 erinevast on juba maailm. Millegipärast on nii, et roosipartneriteks sobivad taimed, kelle olemine ja õite kuju väljendab nostalgiat. Küllap see tuleb ka selle pärast, et roos on ju ise üks väga nostalgiline taim ja väga vana taim ja kust see nostalgia mujalt tuleb, kui ikka kaugetest aegadest. Ja see on seotud igatsuste ja mälestustega. Kuidas aga üldse püsikuid valida just praegust õitsemispausi silmas pidades? Vaatasime Horteses ringi hobiaednike Riima Randviiruga ja uudistasime, mida ta endale sealt oma aeda tõi. Sinu aed tõesti ei ole ka hetkel õite all lookas, aga ega see suurt ka ei häiri. Sul on siin nii palju vormi, lopsakust ja faktuuri, aga siiski valisid ka praegusesse aega õitsejaid lisaks. Praegu on täpselt see periood, kus ongi väga hea selle pilguga vaadata, et mida on ja mida pole. Ja tark on see asi oma kasuks pöörata ja minna aiandisse otsima augutäiteid. Ja mina praegusel juhul muretsesin endale ML-aiast just nimelt puuduvaid värvilaike. Nii et hea aeg nägemaks, mis õitseb, mis ei õitse ja mis tühjad augud, kuhu annab midagi panna. Nii et kiviktaimla taimedest siiski osad veel on täis õieehtes ja leeklilled on ühed väga tänuväärsed. Neid saab kasutada peenra ääristaimedena, aga sama hästi võib nendega täita ka tühimikke. Näiteks antud juhul minul on siin tühjad korstnakivid, ühest küll roomab välja kipslille püsivariant, aga teine oli tühi ja sinna me praegusel juhul siis istutamegi selle leeklille. Varju poole peale sobib istutada praegu väga hästi kurekellasid. Nad õitsevad poole juunini. Oleneb ka, kui nad on rohkem päikese käes, õitsevad nad ära varem, kui nad on varjulisemas kohas, õitsevad nad kauem, et annab natukene liigutada seda õitseaega. See soe ja niiskus on sääsed välja toonud. Kuidas sa rohimise ajal nendega võitled? Sääskedega on üks tore nipp. Keset päeva on neid kõige vähem ja mina kuumust ei karda, nii et mina töötan
põhiliselt just nimelt keskpäevasel ajal. Õhtul mina istun ja naudin aeda ja siis panen põlema sääsetõrje spiraali ja mitte üks sääsk ei ole mul ümber. Selge on see, et peale nende, kes meie taimi kahjustavad, tuleb võidelda ka nendega, kes meid segavad. Sääsed on tüütus. Riina hea nipp toimetada aias südapäeval kuuma päikese all murrab siiski enamikel konti. Sestap taas tõrjevahendid appi ja siin on Brossil hea toode, mis kaitseb meid nii sääskede kui ka puukide eest. Kui iluaeda midagi uut ja rõõmustavat leitud, siis võiks sama teha ka tarbeaiaga. Selle tarvis uurime Seedri puukuulist just põnevamate ja harvem esinevate viljapuude ja põõsaste ning määntaimede kohta. Tavapäraste puuviljade ja marjapõõsaste tootmine on selgeks saanud ja see on omaette kiiks, et sellised vähelevinud asju kasvatada ja rahvale kiita, kui head nad on. Ja praegusel ajal on juba tuntuks saanud astelpaju, millega me alustasime, siis on seesama aktiniid ja Põhjamaa kiivi, siis söödavate viljadega kuslapuu, toompihlakas, sidrunväändik, neid kultuur on palju. Sul on siin ka võsusid mitteajav vaarikas. Millega tegu? See on lääne vaarikas, bioloogiline nimetus ja vanem tuntum sort oli Cumberland. Kuna juurevõsusid tal ei ole, siis noor võrse, mis vastu maad ulatub mingil kombel, see siis kohe võtab juured alla ja sellisel kombel ta siis paljuneb. Ja mari saab tal valmis kusagil juuli keskpaigas ja mari on hästi mõnus. Maitse poolest nii värsket peas söömiseks kui ka sügavkülma panna. Ja pihlakad? Pihlakaid on maailmas üsna palju sorte, mis on hea tarbimisväärtusega ja kultuurpihlakad valdavalt on liikide vahelised ristandid. Tuntum on granatne, mis on siis pihlaka ja mingi tumeda viljelise viirpuu järeltulija. Teine sort, mida me kasutame, on Aala ja Krupna ja Kahmitšuurini sort. Too puu on siis pihlaka ja pirni järeltulija. Ja siis omaette suur sortirühm on hariliku pihlaka valitud seemikud järeltulijad. Nendel kas siis mõrket maitset ei ole ja viljad on kas siis kollakad või oranžikad või punakad. Nii et see on ka omaette põnev maailm ja pihlakate eelis muidugi on see, et nad on ka terved kultuurid, et ei ole söödikuid, ei ole haigusi, nii et mari tuleb ka täiesti hea. Maastikuehitusest ka. Paljud tublid eestlased rajavad teeradasid, autoparklaid oma koduaedades ise ja läbi aegade on materjaliks olnud meile klassikaliselt armas paekivi. Paekivi mõjub imeilusasti just ka maastikukujunduses. Teie enda kodu ümber on ka tegelikult imeilus aed ja te olete hästi palju kasutanud ka just paekivi aiakujunduses. On see selline teadlik valik olnud? Jaa, sellepärast eelkõige on ta täiesti kohalik materjal. See karjäär asub sellest samast majast siin 900 meetrit eemal. Kuna ta on täiesti kodukohajärgne materjal, ta on lihtsalt kättesaadav ja miks mitte kasutada seda, et ta on kohapealses looduses kõige haakuvam, oma pära säilitav ja annab ka igale kodule midagi juurde. No kui inimestel on ka soov oma aeda kujundada ja mõte, et võiks võib-olla paekivi kasutada, kas on midagi, millega nad peaksid arvestama või mingisugused nüansid, mida peaks teadma? Kindlasti sõltub sellest, mis kujul teda kivi kasutada. Kui teda kasutada kõnnide plaatimiseks või kas või sõidude plaatimiseks, alati peab arvestama kivi aluste äravajumistega. Kui teda kasutatakse vabakujulise müürina, siis peab arvestama, et võib juhtuda talvejärgseid väikeseid puugi purunemisi, kuna ikkagi paratamatult niiskus läheb sinna müüri sisse, ta vähekene nagu liigub. Väga ilusana mõjuvad just need sellised paekivi nagu müürikesed ka aedades. Paekivist on võimalik ka rajada väga ilusaid piirdeaedu, nii kõrgemaid, madalamaid, vabakujulisi, koos mördiga laotud aedu, kui ka täiesti vabalt laotud aedu. Ja siis võimaldab see kasutada ära ka pinnavorm, rajada teda nagu tugimüüridena, teha kõrgemaid, madalamaid astmelisi terrassitüüpi erinevate kõrgustega müüriosasid ja luua oma kodu suhteliselt siledal tasapinnal selliseid väikeseid kõrgemaid künkaid.
Kui palju eestlane kasutab paekivi aiakujunduses? On see populaarne materjal? Seda võib öelda julgelt, et tänapäeval on see väga populaarne materjal. Kasutatakse ka muidugi kvartsiiti, graniiti aiateede rajamisel, aga paekivi järjekordselt nagu eestlasele omane materjal sobib väga hästi meie puitarhitektuuri ja aia rajamisel. Aiateed, aiaplatsid, seal on mitu võimalust. Kas teha siis sellised sirged teerajad või üksikud suured kivi lahmakad panna maha, mis jätavad nagu sellise mulje, nagu nad oleksidki algselt seal olnud, millele on siis rohi ümber kasvanud, mitte vastupidi. Seega paekivi on igati kasutatav haljastuses, peenarde vormistamisel, pinnavormide rajamisel on ta igati abiks. Kas te oskate ka öelda, on mingisugused trendid välja kujunemas paekivi kasutusel aiakujunduses, on mingisuguseid suundi märgata? Ütleme niimoodi, et sellised vabakujulised paekiviplaadid on selline tõusev trend praegu. Ühtlasi peab ütlema, et on suhteliselt populaarseks muutunud sellised ümmargused paekivist kettad, millest siis vormistatakse selliseid aiateid ja platse. Kuidas libedusega on? Kuna paekivi pind selle puhul on looduslik, mitte lõigatud, siis seal ei teki üldse seda küsimust, et oleks libe. Kuna paekivi looduslik aredus tagab selle, et plaadid ei muutuks libedaks ka vihmaga. Bauhofis on peale efektiivsete sääsetõrjevahendite saadaval korralikud abivahendid, mis kergendavad meie elu aias ja aia eest hoolitsemisel. Lubatakse kuuma suve, seetõttu on vaja end varustada võimalikult efektiivsete kastmissüsteemidega, ehk lausa tilkkastmissüsteemiga või muude veereservuaaridega. Tänu soojale talvele on praegu eriti palju kahjureid. Nii haaravad tõrjevahendite järele suures hädas ka need, kes muidu mürgiusku ei ole. Mürkidest parim on siiski looduslik preparaat Neemasaal, millega tuleb siiski ringi käia ettevaatlikult ja ei tohi ka iseenda kaitsmist unustada. Ilm peab kindlasti olema tuulevaikne ja pritsija peab kandma maski. Mida efektiivsem prits, seda kiiremini saab pritsitud ja seda vähem ohtu on ise sisse hingata tõrjevahendit. Ja aiasõprade vahel loosime välja ikka veel Bakkeri 50-euroseid kinkekaarte, seda meie Facebooki lehel. Aitäh meid vaatamast ja kohtume taas järgmisel nädalal. Aiasaadet kutsub vaatama Sipelga pulbritootja Bross. Sadolin toob teieni vabaõhuetenduse sõprusest, golfist ja armastusest. 4 paaris mängivad Egon Nutter, Raivo Rüütel, Sulev Tepart ja Lauri Nebel. 7 etendust juulis Jõelähtme golfikeskuses. Ilusat teatrielamust!